Eesti kindlustusturg on täna sarnases olukorras, nagu mõni aeg oli meie pangandusturg, kus siis enamik pankasid kuulusid välisomanikele. Tänaseks on LHV ja Coop seda jõuliselt muutnud, kuid kui me vaatame kindlustusturgu, siis endiselt seal domineerivad siis välisseltsid, küll jah väikeste eranditega, kui me võtame Salva ja Ingese, küll aga kõik seltsid, kes meil turul on siis jagunevad 5 suure põhiomaniku vahel. Et mida see tähendab? See tähendab seda, et kogu teenitav tulu ja ka kasum, et kui me võtame selle käibe poole, mis on orienteeruvalt turul siis kuskil 400 miljonit ja kasum aastas siis 60 miljonit eurot, et siis sisuliselt iga Eesti kodanik, ütleme, et siis Eesti rahvas paneb aastas 60 miljonit eurot lennuki peale ja saadame selle teispoole piiri. Kui me vaatame täna siis kindlustustooteid tervikuna turul, siis me võime ikkagi väita, et jah, põhivajadused on kaetud, küll aga puudu on sellisest, mis ma ütlen, eritoodetest, kui me räägime kas siis põllumajandusest, kui me räägime jahimeestest, ettevõtluse vaates samamoodi keerukamad juhtumid, erinevad tootmised, siis väga sageli kohalikud kindlustusseltsid ei pakugi selliseid tooted-teenuseid, neid kindlustatakse läbi siis rahvusvaheliste kindlustusmaaklerite ja või siis hoopiski tehakse siis seda otse rahvusvahelisel tasandil, võtame kas või siin näiteks Ericssoni grupi, et ilmselgelt ei kindlusta siin täna ta otse turul, vaid see tuleb ikkagi otse läbi emaettevõtte. Et põhjused on ühesed, esiteks pole teenusepakkujaid ja juhul kui on, siis hinnastamine on ülehinnastatud, et seda tehakse rahvusvahelisel tasandil. Lisaks siis, et sellele, et ma saan mõistlikuma hinnaga kindlustustooteid nii eraisikuna kui ka ettevõttena, saan ma kasu siis omanikutulust, mis läheb omakorda jagamisele. Ja sealt samme edasi on siis see, et ma tean, et ma toetan või siis olen osa Eesti ettevõtlusest, eks me nimetame seda siis patriotismiks, fanatismiks, mis iganes. Aga see ei ole midagi uut selles vaates, et turul on ka Statoil, täna Circle K, sõltumata sellest, millegipärast väga paljud eestlased eelistavad ka Alexalat ja Olerexi ja kui võib-olla 10 aastat tagasi nende turu osakaal oli oluliselt väiksem, siis täna mul tundub vastupidi, et pigem on nagu mõnusam tunne minna sinna kodumaisesse tanklaketti kui kusagile nii-öelda võõrasse. Kindlasti soovitan liituda kindlustusühistusega, et esmalt puhtalt kliendi vaates, iga eraisiku vaates, iga ettevõtte vaates, et täna on mitmed tooted, mis on ülehinnastatud või siis ei pakuta neid tooteid, et mis põhjusel neid ei pakuta, on mitmed erinevad, on objektiivsed, subjektiivsed, siis teiseks, et juhul kui on soovi, on võimalik vähemalt veel täna inimestel või ettevõtetel saada siis kindlustusühistuga liikmeks, mis tähendab, et see kasum, mis siis teenitakse, läheb hiljem siis omanike kõikide ühistu liikmete vahel jagamisele, mitte me ei pane siis seda raha taaskord lennuki peale ja ei saada siis üle piiri siis välisomanikele. Ja kolmas aspekt on sama Eesti asja tegemine, Eesti asja ajamine. Et meie enda ju valik, millisest poest me ostame kaupu, kas me ostame kodumaist toodangut, kas me ostame välismaist, et see on selline südametunde ja patriotismi küsimus, et ühistuline tegevus riigile annab tegelikkuses rohkem, kui me oleme võib-olla täna osanud seda läbi hammustada. Et see 60 miljonit eurot, mis siis igal aastal pannakse piltlikult lennukile ja saadetakse üle piiri, et see sama raha jääks ühistu puhul Eestisse. Mitte küll kõik, kui me võtame selle sama näite, et turul ruumi ühistute puhul on orienteeruvalt 40–50%, siis sellest 60 miljonist pool võiks vähemalt jääda Eestile, mis tähendab, et see jääb siia, see jääb Eesti riiki ja seda jällegi taas investeeritakse. Ja kui ma võtan eraisiku vaates,
siis samamoodi eraisikuna olles ühistu liige, kas sa ostad aktsiad, ostad sa võlakirju, millist iganes investeerimisportfelli sa oled koostanud või ka ei ole koostanud, siis investeerides täna siis 100 eurot kindlustusühistusse, kui on see 1000 või 10 000, siis sa reaalselt teenid selle pealt tulu. Et kindlasti see on arukam valik, kui lihtsalt osta kindlustustooteid ja mitte midagi tagasi saamata. Et seal tekib vist 2 faktorit, sa saad kindlustustooted, mis pole üle hinnastatud ja sa saad teenida veel selle pealt omanikutulu. Et vahel kõnavadki lihtsad asjad võib-olla liiga hästi, aga nii see on.